ja Küllastinen vilistab mängu alanuks. Kalev täna üleni mustas. Miil nüüd paremalt äärelt. Tsenderdus karistusalasse värava ette. Atanda on seal olemas, saab ka peaga löögile, aga see lühem plaan hõlmab seda, et kodu saaks korda. Aga Järvelaid nüüd karistusalas paremaga lööb ja posti tabab. Meest piisab, et pall tagasi võita. Nüüd saab Ignatius, või tähendab nüüd saab Ignatius palli karistusalasse. Weinsteinilt tõrje, pall ikka tabab. Tänavu on neil 7 võitu ja 3 viiki. Aga nüüd tuleb Kalev ja nüüd tuleb Taavi Jürisoo. 16. minutil viib Kalevi 1-0 juhtima. Ai. Tammeka alustas mängu väga lubavalt. Aga nüüd tuleb pall. Užeri nopib selle tagasi põrganud palli, tuleb veel sööt värava ette. Ei saa Ignatius seda maha rahustada. Hakkas juba täitsa käest ära minema, aga äkki siit nüüd Jürisoo pääseb löögile. 2 punkti, ehk siis 0 võitu. Päris sünge statistika, kui siin nüüd Karisoo ja palli väljakul ja 52. minutil Tristan Koskor viigistab seisu 1-1 ja tuleb ikkagi kiita Mattis Karist, kes läks olukorda lõpuni. Suutis selle palli Weinsteini eest ja kohe karistuslööki kaitsma või tähendab ründama. Tuleb see ka sinna trahvikasti. Oi, 55. minutil läheb Kalev jälle juhtima. Dražen Dubatškić lööb Premium-liiga karjääri esimese värava ja läks tal aega täpselt 15 mängu, et see esimene värav lüüa. Ja seda rõõmu nägite ise. 15 väravat löönud mees. Miks mitte tuua ühel hetkel Tammeka kaitse kollitama, kui siin Weinstein on väravast väljas, niidab veel Koskori maha ja siin tundub, et on Weinsteini mäng läbi. Punane kaart kerkib 60. minutil. Weinstein näitab, et vaadaku videokohtunikud olukord üle, ei puuduta. Järvelaid palli taga, no tegelikult võiks ju Vetkalit testida, läheb Tsenderdus karistusalasse, Dubatškić peaga vahel, Miil! Ja Mairo Miil lööb karjääri esimese Premium-liiga värava ja kui tähtsal hetkel. Oi. Ja kui sai Dubatškići kohta öelda seda, et läks 15 mängu aega, siis Miili jaoks 209. Seda püssirohtu, et ette minna, lang, Vetkal jalaga vahel, aga veel ei tule siit. Hetkel Kalev palli hoidmas. Tuleta meelde, neil on 1 mängija vähem väljakul, kui siin nüüd Vetkal on väravast väljas, Koskor tõstab, aga mööda läheb see üritus. 3. samas, mida tänavune hooaeg on õpetanud, ei tasu ennatlikke järeldusi teha, kui siin vennaga mingisugust asja. Aga pall ikka Tammekal. Koskor, kui lähedal. Tahaks proovida. No, see peab ära nüüd jagama. Järvelaid keeruta! Oi, millise värava lööb Henri Järvelaid 76. minutil. Pomm ja piraki ja pall on võrgus. Ja sellise väravaga läheb Tammeka 3-2 juhtima. On proovitud läheb. Järvelaiu karistus löögi eest. Aga juba Tammeka otsimas 4. Ja 78. minutil Tanimovo lööb Tammeka 4. ja kas sellega ongi kõik tehtud. Nüüd ikkagi lähevad asjad Tammeka radapidi. Aga Kalevi käes pall. Tuleb Tsenderdus, Sambei, aland hoopis. Ja saab kuidagi see pall Tammekale, Laabus paneb hea söödu Koskorile, jätk värava ette. Ja siit tuleb Tammeka 5. Ja nüüd on tõesti see mäng tehtud. Koskorile söödupunkt, Tanimovale järjekordne väravapunkt kirja 88. minutil.
ja hingab Tammeka Kuressaarele kuklasse. Vaatamata sellele, et Tammeka on 3 väravaga peal, ei, vaatame enne selle olukorra ära, Jüri Soo leiab Purje kukutas. Ja kas oli Purje seal suluseisus, ega väga vahet ei olegi, Tammeka 5, Kalev 2. Tallinna Kalevi äärekaitse Hugo Palutaja täna 2-5 kaotust Tartu Tammekale. Me räägime esimesest poolest enne, tegelikult ju kõik väga sujus teil ja tegelikult see teise poole algus ka, olite väga lähedal 2-0 juhtimisele. On see esimene pooleg ja see teise poole algus see, millega rahule jääda, see positiivne asi, mis sellest mängust kaasa võtta? Ja esimene poolega oli meil kindlasti väga hea, domineerisime ja no päris teise poole kohe alguses ütleks, et see ei olnud just nüüd kõige parem, et seal natuke läks aega, et siis see uuesti elada. No kas see Weinsteini punane kaart, kas see oli see pöördehetk tänases mängus, miks asjad lõpuks niimoodi läksid? No ütleks küll jah, sealt kohe pärast seda olukorda tulid ka väravad ja noh, olime üks mees vähem platsil. Kui raske üldse kaitsena 10-kesi mängida on? No ikka raske, aga tuleb kuidagi seal hakkama saada ikkagi taga mängijad kinni panna ja siis tagant poolt neid vastu võtta, mitte nii kõrgelt minna äkki. No on teada, et niikuinii lõpetate viimasel kohal. Mängu eel ka ikkagi seal mängueelsetes juttudes kumas see läbi, et vahet ei ole, me läheme ikka võitma. Kui raske või lihtne on ennast motiveerida nendeks viimasteks mängudeks, teades, et neist ei sõltu enam mitte midagi? No ta raskem on kindlasti, aga noh, mängime ikkagi klubi eest ja jalgpalli pärast, et naudime mängu. Ja võib-olla kui raske on mängida just siin Tammeka, teil tuleb veel Harju, Kuressaare, need kõik on praegu need tiimid, kes on väga-väga näljas, et nemad tahavad punkte, nemad tahavad vältida seda 9. kohta, kui keeruline nende vastu mängida on? Ütleks, et ei ole nüüd kõige, nii palju rohkem keerulisem kui enne oli, et sellised tiimid, kust meie võiks ka punkte võtta just. Ehk siis nendest 2 viimasest voorust ikkagi Harju ja Kuressaare vastu on oodata ikkagi punktilisa teile? Ja üritame noppida midagi sealt. Jõudsid sa lugeda ka, Soccernetis on Premium-liiga numbrinoppe, et vähemalt selline positiivne fakt on, et teil sel aastal ei ole kõige punktivaesem aasta, et ikkagi 2 punkti on natukene rohkem kui see 12 punkti, mis kunagi oli. Jah, no ei ole jõudnud ise lugeda, aga ju siis nii on, jah. Et see on midagi positiivset, millega tuju veel üleval hoida? Jah, ütleme nii, jah. No täna Premium-liigaga naasis Coop staadionile, kui võib-olla keeruline või mõnus siin mängida on, et publik on natukene lähemal kui Tamme staadionil. Tamme staadionil teame, et sulle meeldib mängida, aga väravaid lüüa. Jah, ei, siin on väga hea muru, uus muru ja mängida oli kindlasti väga hea ja need pealtvaatajad ei nüüd niimoodi päris ka ei sega, et plats on põhiline. Ehk siis mängijad vaatevinklist ka ikkagi on rõõm näha, et kõik need Premium-liiga kunstmuru väljakud saavad uue katte. Jah, just nii. Mulle endale ka väga meeldib, et uued väljakud tulevad palju parem kohe mängida. Okei, aitäh sulle, Hugo, ja palju edu edaspidiseks. Ja jätkame äärekaitsjate lainel, Mairo Miil, no palju õnne, 5-2 võit, kaua tuli? Teil siin ikkagi oktoober-september 2 viigipunkti ainult, ülejäänud kaotused augusti lõpus, 31. august oli see, kui te viimati võitsite. Kui võib-olla keeruline see periood teie jaoks oli, millest teil puudu jäi esiteks, et nii pikaks selle võiduta seeria lasite? Jah, et päris kaua läks aega mööda tõesti, et ei oskagi öelda nagu, et tihtipeale oligi lihtsalt see, et kuidagi vaimselt hakkasime ise vajuma, võime öelda küll, et paneme edasi ja nii, aga vahepeal näed meestes, et ikkagi kui lüüakse sessa ära, siis natuke läheb see mott alla, et väga hea meel, et saime ikkagi selle võidusid kätte ja 2 korda veel kaotusseisust, eks, et sellest on hea meel. Ehk siis täna oli ka tunda seda vahepeal, et mott läheb maha, kui vastased skoorivad? Ei, täna kusjuures ei olnud, et me ei saa öelda, et meil pingevaba oli, ega Kalevil võib-olla natukene oli, et
eks me tegime endal ka muidugi keeruliseks selle seisu, aga hea meel, et tulime ikkagi nagu tagasi, et eelmine mäng samamoodi, kahjuks küll ise ei saanud osaleda, aga tundus, et noh, tulime hea hooga ikkagi teine poolek tagasi, et saime sealt kindlasti ka indu sellesse mängu, ma arvan. ja lootus jätkuvalt elab sinu vana koduklubi vastu Kuressaarega 1 punkt vahet, nemad siis 8. ja 9. et lootus elab selles plaanis, et vältida ikkagi neid üleminekumänge. Ja eks neil on samamoodi Kaleviga jäänud, et loodame, et me nüüd täna Kalevil liiga palju motti alla ei tõmmanud, et nad viimane mäng ikkagi veel viitsivad ka täiega panna, et anname kindlasti parima lõpuni, kuni veel meie kätes asjad on. Mis sa ise arvad, kas selle muutuse tõi mängus täna vastaste värava punane kaart või isegi midagi muud? Eks jah, kindlasti see punane kaart ka aitas, et ei oskagi nagu öelda jah, et õnneks saime kiiresti selle teise värava ka sealt kohe, neil läks ka võib-olla pea maist maha enne, et selle punasega, et saime kiiresti kätte ja siis oli juba meie käes ohjad. No kui sai räägitud, et sellest võidust, mis pikka aega marineerus, siis su esimene värav ka Premium-liigas ju nüüd kirjas. Üle 200 mängu läks aega, et see tüüpiline spordiajakirjaniku küsimus, et mis tunne on? Seda numbrit polnud vaja küll öelda, et läks päris pikalt aega küll, et aga ei, väga hea meel, et tõesti, et see lõpuks ära tuli jah, et ja kaasnes ka võit sellega, et ei, muidugi väga hea meel jah. Kas nüüd on mingisugune needus maas? Loodame jah. No teil enne veel, kui mängite Kalju ja Transiga, on tegelikult ju karikamäng tulekul Paidega. Kui tähtis teie jaoks on hetkel, et või on mõlemad tähtsad nii liiga kui karikas või pigem vaatate hetkel, kuidas ikkagi Premium-liigas neid üleminekumänge vältida? Ei, veel ei mõtle nii sinna üleminekumängude poole, et selles suhtes karikas on ka ikkagi väga tähtis ja saime korraliku koslepi ka alles Paidelt, et soovime rehabiliteerida ennast kindlasti seal mängus. Ja nüüd sellise värava saju pealt on ehk enesekindlam ka neile vastu minna? Jah, kindlasti. No ja lõpus ka Nõmme Kalju, Narva Trans. No paberil rasked vastased, aga eeldan, et teil on see usk olemas, et suudate neid ka alistada. Ega meil ei ole ükski mäng praegu kerge, et anname kindlasti parima, et jah, eks näis, kuidas läheb. Okei, aitäh sulle, Mairo, ja palju edu!